kaob see tööpõld ära, eks ole. Ja siis me tõstsime siin üles ühe küsimuse. Merekultuuri aasta. Ja ma korjasin maast üles ühe idee, mille me pillasime sinna maha 18 aastat tagasi. See oli 1998. aastal 16. jaanuaril, kui me istusime muuseumi puhkeruumis oma rahvaga koos. Teadurid ja tollal direktoriks oli Ants Pärna. No meremees hariduselt ja hingelt oli ta meremees, midagi pole öelda. Ja Mati Õunda oli siis meie muuseumis olnud teaduriks mõnda aega, selleks ajaks oli ta läinud, ta tuli sinna uuesti tagasi ja ütles: mehed, Eesti merendusajalugu ei ole ju veel kirjutatud. Eesti kunstiajalugu anti välja kvaliteettrükisena Tartus 1940. aastal juba. Kvaliteettrükisena, ta on mul kodus olemas, köidetud kriitpaberi peal, suurepärane trükk, suurepärane paber, suurepärane köide. Et kunstiajalugu tehti 40. aga meil ei ole siin merekultuuri või merendusajalugu. Ja Eesti talurahva ajalugu anti Eestis välja 1992. Talurahva ajalugu on välja antud, mereajalugu pole. Ja nüüd viimastel aastatel on antud seda kunstiajalugu välja veel mitme köitena. See on planeeritud 6-köitelisena, 4 köidet on minu teada välja antud. 2 köidet on veel tegemata. Merendusajaloost mitte kippu ja kõppu. Ja Mati Õun ütles, et teeme selle ära. Ja Ants Pärna, nagu ma ütlesin, hingelt meremees, selle Pärna läks vaimustusse, ütles, vaat see oleks alles meile muuseumile väljakutse, see oleks vääriline väljakutse, selle tegemine oleks auasi. Teeme selle asja ära. Ja istusime laua taha ja hakkasime paberi peale panema seda teemade ringi siis, eks ole, alates siis muinasajast ja niimoodi edasi, siis juba esimene maailmasõda ja nii edasi, vabadussõda ja kõik selle kronoloogilises järjekorras. Ja kui me jõudsime 40. aastani, siis jäime kõik vait. Sellepärast, et teine maailmasõda, kus Vene ajaloo kirjutajad iga kaotuse kirjutasid võiduks ümber, eks ole. Ja siis nõukogude aeg, hullumeelne nõukogude aeg kõige oma kolhoosi korraga ja kõige sellega veel, eks ole. Ja me leidsime, et me ei ole võimelised seda objektiivselt lahti mõtestama ja objektiivselt kirja panema, eks ole. Et see vajab ajalist distantsi, pikemat distantsi. Et jätame selle asja praegu pooleli ja tuleme selle teema juurde hiljem tagasi. Midagi ei ole teha, kahju oli küll, aga see asi jäigi niimoodi soiku ja on nüüd soigus olnud 18 aastat. Aga nüüd merekultuuri aastal ma tulin uuesti selle teema juurde tagasi ja ütlesin niimoodi, et aeg töötab praegu nii räigelt meie kahjuks, et need inimesed, kes praegu on veel võimelised seda kirjutama, kes on veel olemas ja võimelised kirjutama, et need, kui me veel lükkame edasi, need varsti ei ole enam kirjutajad ja noor põlvkond, kes peale tuleb, see on nendele juba liiga kauge, liiga võõras ja liiga ebahuvitav valdkond, eks ole. Ja meremehi nende hulgas ju, kes oleksid võimelised kirjutama, ei ole kindlasti mitte. Ja siis tuleb jälle nagu üks, kunagi ma tean, nõukogude aeg tehti ka siin Eestis merefilme, mida tegid maainimesed ja see, ütleme, maainimeste tehtud merefilm, see jätab alati mõnu maigu või mageda maigusohu. Ja siis võib ka tulla selline ajaloo raamat, mis ei ole merepropaganda, ütleme, väärt. Ja ma tulin selle teemaga välja ja osa neid inimesi, kes tol ajal olid valmis kirjutama,
nad on ka praegu valmis kirjutama ja nad on huvitatud selle töö tegemisest. Aga siin nagu ikka igal heal ideel või igal ideel on pooldajaid ja on vastaseid kindlasti. Ja ka sellele ideele astusid välja võimekad inimesed, kelle ütleme sõna maksab ja kes on selle vastu otseselt. Aga selle poolt on Eesti Merendusnõukoda admiral Tarmo Kõutsiga eesotsas ja Mereakadeemia. No need on juba arvestatavad institutsioonid ja sõnakad mehed. Ja praegu ongi siis asi niimoodi, et see töö on käimas. Teemade ring on nüüd laiendatud ja ümber kirjutatud ja huvitavamaks muutunud ja läbimõeldumaks muutunud ja osa inimesi on juba kirjutamas, osa inimesi on veel ootel, kuni neid kutsutakse ametlikult koostööle ja kaastööle. Ja selle üheks põhjuseks, miks ma täna hea meelega siia tulin, ongi see, et väga tore oleks, see oleks mitte väga tore, see oleks lausa väga vajalik, kui Käsmu muuseum soostuks olema koostööpartneriks, kaastööliseks. Sellepärast, et teil on siin merekultuuri, millist, seda te teate ise kõige paremini ja seda teame ka meie, eks ole. Seda oleks vaja kirja panna, te olete palju jõudnud kirja panna, te olete palju jõudnud publitseerida, aga seda, mis on juba korra välja antud, publitseeritud, seda ei saa ju niimoodi enam teiste kaante vahele panna, see peab olema natuke teistmoodi kirja pandud, natuke teistmoodi esitatud. Ja siin on võimalusi, seda te teate kõige paremini, kuidas seda Käsmu elu, seda merekultuuri, mis on siin kõik olnud ja mis praegu jätkub, eks ole, kuidas seda kirja panna, kuidas seda sellise raamatu kaante vahel esitleda. See eeldab muidugi tööd loomulikult. Me oleme selle Käsmu enam-vähem selgeks saanud, aga nüüd me tänavast alustasime siis ka Sagadi randa, eks ole. Aga kas see põhjarannik on jaotatud ka? Tead, ei ole jaotatud. See põhjarannik on tegelikult praegu üks suhteliselt valge laik. No tähendab, teie osas ta ei ole valge laik, teie ajalugu ja see merekultuur, see on teada. Ja te olete seda, nagu ma juba ütlesin, siin-seal jõudnud publitseerida, aga ütleme niisuguse raamatu kaante vahele peaks ta tulema. See Sagade rannaga saame ka kuidagi hakkama selle palmse asjaga, aga sealt edasi, ma mõtlen Narva, kui omal ajal see on väga raske koht. Ei ole raske koht. Narvat on väga põhjalikult läbi töötanud, uurinud ja kirjutanud Enn Küng. Enn Küng on väga korralikult seda asja teinud ja ta saatis mulle möödunud aastal lahkelt ühe publikatsiooni, kus ta seda Narva merendust, seda Narva laevaehitust ja neid laevu ja väga põhjalikult kirjeldab. Ma pean taga võtma kõige lähemas tulevikus kontakti, et ta seda täiendaks natukene ja võib-olla lisaks sinna midagi, et ta selle materjali pakuks välja selle raamatu kaante vahel, sellepärast et Narva on väga tähtis osa. Aga teil on siis nüüd saared eraldi Pärnu rent, eks ole? Tähendab, saared on tead niimoodi, et saartelt kirjutab praegu Bruno Pau, eks ole. Bruno Pau kirjutab. Hiiumaaga on natukene asjad veel lahtisemad ja see Pärnu kandi koha pealt on inimestel materjali olemas, aga mitte kõik,
nagu ma juba ütlesin, mitte kõik ei ole soostunud olema siin head koostööpartnerid. See inimene, kes seda asja tunneb, see on tõrksa olemisega. Ja neid tõrksa olemisega inimesi on enamgi veel. Igal inimesel on omad kaalutlused. Seda on raske hinnata, raske on kohut mõista. Aga ma arvan, me saame selle asja saame ikkagi kokku. Ja see raamat on kavandatud kaheköitelisena. Esimene köide oleks siis muinasajast kuni 6. augustini 1940, kui Eesti kaotas iseseisvuse. Ja teine köide oleks siis see hilisem aeg, 40. aasta, Teine maailmasõda, kõik see kolooside aeg siin, Eesti merelaevandus, millest tänapäevaks ei ole ühtki laeva järel enam, eks ole. Ja see ookeani püük, see ookeani hirm, suur vägev laevastik, selle ujubaasid, külmutustraalrid, mis kõik on haihtunud nagu nõiaväel. Kus see kõik on? See kõik vajab ju kirjastamist. No jah, aga sellest on vähe. Rand 1, rand 2, need läksid ju, üks läks müüki ja üks. No vot, aga sellest on vähe, tähendab, ühesõnaga see peaks saama korraliku käsitluse ja see on juba tõeline pähkel, see on esimese köitega võrreldes on see ikkagi palju suurem pähkel. Nii et. Need Eesti kalatööstuse baasid ja kõik on, ma ei tea, seal oli need 2 suurt, Manjuško ja Chopin, no need olid kõige suuremad. Teisi oli kuskil 10 tükki. DTR-il ja STB-d ja no neid. No nendega olid sellised õnnetused, et need välismaal püüdsid kala teiste riikide territoriaalvees ja arreteeriti, viidi sadamatesse ja pandi aresti alla selle niisugused trahvid peale, nii et neid müüdi seal võileva raha eest maha, eks ole, ja kuhu need rahad kõik on kadunud. Nad ei ole kadunud, nad on kindlates kohtades pangaarvete peal, eks ole, aga mis selle taga kõik on, eks ole, see asi tahab lahti mõtestamist, lahti rääkimist. No ja siis muidugi sinna raamatusse tuleks siis ka selle merendusajaloo, kultuuriloo juurde tuleks üks niisugune mõiste merekultuurmaastik. Ja selle terminiga merekultuurmaastik tuli esimest korda päevavalgele Rootsi merearheoloog Krister Westerdal 1980. aastal. Tema tegi doktori väitekirja merekultuurimaastiku teemal. Ja ta on põhjalikult lahti seletanud, mis asi on merekultuurimaastik. Ja selles raamatusse, kui me räägime merekultuurimaastikust, siis selle musternäidis on siin sama asi, eks ole. Meremuuseum, laevaehitusplats Sepaninakses, teie sadam siin, see ajalugu, see kõik on üks suur merekultuurmaastik. See tänane paadi tõrvamine siin, see on üks merekultuurmaastiku ilminguid. Nii et see on väga rikas kant ja ma kevadel, kui see merekultuuri asi välja lõigati loosungitena, siis ma pakkusin Arnele välja, mida siin võiks kaaluda, mida tasuks teha. Siin on omal ajal teatriätendusi tehtud milliseid, eks ole, kus rahvas käis murdu. Ja ma pakkusin välja, et võiks üritada lavastada siin August Mälgu romaani Hea sadam. Olete lugenud Head sadamat? Me lugesime seda läbi. Lugesite läbi, eks ole. Seda on muidugi siin raske kuramus lavastada. Me ka mõtlesime seda, et kuidas sa seda mõtlesid kindlasti, et... Etendus tuleb täna vastu. Etendus mis asi see oli? See on nüüd... Need on need teinud veel
Nigula inimesed on, amatöörid on teinud seal. Kunda. Või Kunda, jah. Millest nad on teinud? Mul on see nimetus kuskil. Aga see Hea Sadama jutt, see raamat on ju suurepärane tegelikult, eks selle rannaküla, rannamiljöö, kõik see. Ainult, et kuidas seda siin lavastada, Tuli teine üks idee veel see, et võtta need kaptenite ja meremeeste kirjad ja nende nagu märkmed, mida nad, kuidas nad räägivad oma seda päevikut lihtsalt. Kus on niivõrd palju, nagu neid on erinevaid, kes millele rõhku paneb, aga samas see rändamine maailmas ja siis jälle koju tulek ja siis kõik see õppimise periood vahepeal, eks ju, et mõni kapten on hakanud kirjutama sellest ajast, kui ta läks alles madrusena esimest aastat. Ettelugemise vormis oleks. Ja et oleks sellised monotükid nagu. See oli väga hästi, tuli välja, kui see hakkas tegema seda, see lavastas need kirju või mälestusi, hakkas kirjutama Vooglaiuga ja mis see lavastaja nimi oli? Mering või? Ei käib Mering. See teater, ta nimetas seda ja ta just võttis mälestusi kokku. Mitte Mering, nüüd ei ole meelde. Ma tean, et ma Pärnus mingis Koidula muuseumis. Analoogseid asju on mitmed teatrid. See on üks variant, eks nuke. See on üks see raamat muidugi oli nii rikas, et me juba mõtlesime, et kuidas seda kõike seda lavapilti ja et seda kõik edasi. Ma rääkisin selle teemal, läksin Rakvere teatriga ja siis oli seal, üks mees oli seal kõrval, kes nüüd tõenäoliselt tulebki oma tükiga siia ja andsime käe, et teeme ära. Siis näis, kuidas me jõuame. Jah. Kas sa mõtled see, mis siin aasta oli? See oli tule see ravastus. See oli nagu sotsiaalne teater, mida seal hakati sotsiaalne. Kui mul see Hea Sadama lavastuse mõte pähe torkas, siis ma alguses mõtlesin, et et kuna tegevus toimub ju Saaremaal ja August Mälk saarlane ja võib-olla, et eks selle Saaremaa teater oleks sellest huvitatud, aga siis ma mõtlesin, et pagana pihta, et ikka Arne on mulle ikka parem sõber ja Käsmu on ikka lähemal siin, eks ole, et räägin kõigepealt siin kohaliku rahvaga, nii et. Aga muidugi siin on seda raske lavastada ja tähendab sellel kitsal territooriumil, siin on küll kõik olemas, meri on olemas ja sadam on olemas ja kõik. See Kontiki asi oli siin ja Hervassoo oli siin sama seina taga. Siin kes 40 etendust oli siin 2 aasta jooksul. Ja. Aga nii, et see on nüüd mõtlemise koht. Sul on see Käsmu kaptenit ja need asjad kokku kirjutatud põhimõtteliselt, et mõni loominguline ilmine kirjutaks sellest nagu lavastuse moodi vormi ka valmis, mis see aasta muidugi ära jääks, aga. Pinnus seda. Et see oleks veel huvitav, see oleks koha peale seotud asi siis. Eestlased on teatrirahvas. Siin Kaugsõda kaptenid on 90-ndest, oli vist täpselt. Kaugsõda kaptenid ja ega need ei saanud ju kohe Kaugsõda kapteniks, nendel on kõikidel oma elulugu olemas. Meremehed on kehvad kirjutajad olnud, selles mõttes on natuke. No jah, kõik ei ole servaniks. Ja neil on seal kaldal oli muudki teha, eks ole, kui ta need kirjad. Seda küll, pärast kaldal käia, pärast süsti saada ja. Eks Sergo tegi oma suurt tööd, kui ta need, et ta oli seal tolli, kui seal lootsitoas nüüd mehed käisid jutustamas. Ja. See oli nagu. Sergos oli vähe lihtsalt. Lootsaid ja Sergo lõid. Lootsid oli jutust. Päris hea raamat. Aga see on ka need samased terminid sees. Iga päev olid raskemaks muidugi. Kardelid ja Maltspiigid ja kõik olid seal Sergos. Aga teater on selles mõttes on seal õige, et eestlased on jah teatriinimesed, et kui sa raadio lahti teed, siis ongi 3 rumalat inimest räägivad. Ajakirjanik, näitleja ja sportlane ja muud ei ole. Lõppteater. Teinekord tundub näitleja. Näitleja paneb võõrast teksti, aga tema oma teksti. Sportlane lihtsalt jooksib. Seda küll, näitleja paistab teinekord targem teistest välja. No sest, et ta räägib tarkade inimeste tekstiga. Ta näitab tarka. Ega ta, kui sa Shakespeare'i räägid, siis jätab.
hakkab suu vett jooksma, selle vaatan, et siin on head. Ma räägin vahepeal ühe loo. Minu enda kogemustest. Teie on siin. Sellest koolitusest. Ükskord ma mingisugune eluetapil ma olin misside fotograaf ja sõitsime Stockholmi missidega, Eesti missidega ja Miss Estoniaga. Ja siis tehti ekskursiooni seal selle Tallinn-Stockholmi laeva peal ja siis Rukas üks tüürimees seletas seal ja rääkis ja mis see meremiili pikkus. Ütles sellise arvu, ma ei mäleta, mis arvud ütles. Siis ma küsisin veel, kui palju see meremiil on. Ütles jälle see samas arvu. Ta ei öelnud, ma tean täpselt, 1852, eks ju. Ja kurrat, panin mingi teise numbri. Ma isegi Õhtulehe korrespondendile, see oli ka ajakirjanikud ka kaasas. Ütlesin veel selle Õhtulehe ajakirjanikule, et näe, tüürimees ütles valesti. Ja see oli see ajalehes ka sees. Ja paar aastat hiljem, mis ma näen, seesama tüürimees oli Estonia peal, uppus ära. Nii palju siis sellest. Ella, ma küsin sult ühte sellist asja, et nagu sa tead, et ma sinu neid uusi töökaaslasi tean, eks ole. Et natukene infot, et siin käisid alles ju. Et mis asja siin käisid selle Mohni juures, et mida üle vaatamas? Mina pole käinud siin. Või nad pidid tulema või? Mina ei tea. Mingi sõjaaeg? Mina ei tea sellest mitte midagi, mida nad siin Mohni juures tahavad vaadata. See on sul ikka, ma võitlesin see sama seltskonnaga, Aavega siin nägime seda vaeva, kui nad tegid Kalmsisse ka ja disainerid ei saa ligi lasta, see on väga hull asi, mis on. Ja pärast saavad veel disainipreemia ja aastapreemia. Võtta ma saaks aru, kui eriala inimene õpiks disaini ja siis disain. Minu arust disainerit, ainult üks disainer ei tohiks olla selline, et ta läheb õppima disaineri. Ajaloomuusemi põhjal on nagu hea see on täiesti absurdne. Kus tõesti sisendi annavadki, see on selles samas asjas sees. Me käsime Orlovi lossi Triinuga esimest korda, kui see Vabariik K90 oli, see näitus saigi preemia, aga see oli ikka puusse täiesti, mis võib üldse olla. Nad ei tea, inimesvõimeid ja inimesi võimeid, inimesi mõõtmeid ja asju. See oli nüüd üks Rootsi autor, Kristine Andersen, on kirjutanud Jaagup Kõuemürin ehk Kana meretöövel lapsehoidjaks, kus meremees räägib oma merereisidest mälestusi siis parasjagu sellele lapselapsele, keda ta siis hoidnud ja sellega tuleb. Ja seda tuleb, see on nagu Rootsis, muidugi Rootsi ainetel nagu kirjutatud, aga siis eestlased siin tõlkisid nad ise need, kes seal teatrit teevad, et see on selline harrastusteater ja aga ma jäin siin mõtlema, kui te teete, ütleme niisuguse lavastuse, kus loetakse ette need meremeeste kirju, kõikidel inimestel ei paku see hoi, eks ole, teil võib olla tribüün rahvast täis, eks ole, pooled tukkuvad, pooled vaatavad kella, millal kuidas ette kantakse, see sõltub sellest. Ma ei tea, kas sa kodulehel vaatasid, Paul Laasik luges ühe vana meremeese, kas Randmani kirju ja tead, see algas luuletusega, kus ta räägibki, et vot nii palju mandreid ja nii palju riike ja nii palju Merle Karusoo oli see, kes tegi. Ja nad oskasid ikka niimoodi lavastada, ma mäletan, kui Tooming tegi lihtsalt selle luulekava suitsust ja kuidas muud. Ja see on, ega see pole nii hama, et sa loed niisama ette. See peab olema niisugune ja tõesti. Minu ikkagi mingi mõtestatud kuidagi ära, et inimene saab ise midagi teadustada. Umbes niimoodi, anekdoot võib olla lühike ja võib ikka pikk olla 2 minutit. Ta peab ikka olema sisu teadnud, mis saab. See peab jah olema lavast. Mis rahvas ikka plahvatab ja märk ja midagi. See on keeruline. Aga jah, mis ma ütlesin jah, et see Karusoo tegi neid asju ja päris minust ma olen ühte või 2 etendust vaatamas käinud, need päris huvitavad. Ja ta ajalugu huvitav, eks ole, ega kultuur huvitav, ega need on asjad tõsised. Praegult on see uus kultuur, mis praegu tuleb, see on sapsem midagi muud. Ei, ma eile just sain teada kultuuribrändi konverentsil.
kolmas prioriteet. Mis see esimene ja teine siis? Ma ei tea, mis iganes. No kahjuks see peaks esimene olema muidugi, aga keegi lepib kiristada. Kuulge, nüüd on niimoodi, et tund on juba läbi ja rohkemgi veel, eks ole. Ühest puupaadist. Mis? Ühest puupaadist. Siin oli mõnest lemmik puupaadist. Tähendab, puupaadidest võib rääkidagi väga pikalt, sellepärast, et see on ka nii spetsiifiline teema, eks ole. Ma olen seda omal ajal ju väga põhjalikult uurinud ja kirjutanud selle raamatu Muistsed laevad, iidsed paadid, eks ole. Kust ma hakkasin pihta indiaanlaste pildirupaatidest ja mesopotaamlaste pottpaatidest, kus punuti vitstest korv ja ümberringi saviga see siis mätsiti kokku, eks ole, kuivatati ära ja oli tõeline pott, kus sees siis kaks meest istusid ja sõitsid sellega alla jõge. Ja siis põhjarahvaste hülgelahast paatidest ja meie enda Eesti paatidest, mis on väga rikas materjal. Neid paate on olnud kõik võimalikke tüüpe ja enamus neist ei ole ju tegelikult ju Eesti algupärapaadid, nad on Skandinaavia algupärapaadid, väga paljud hülgepaadid, siin eistukid, tuntud paadid või Ruhnu saare jalastega hülgepaat, mille nimi on Lodja, täiesti eriline Rootsi algupära ja need ütleme meie kohalikud Eesti paadid, siin tuleb teha vahet, kas on juttu, räägitakse merepaatidest või räägitakse, ütleme, sisevete paatidest. Ja kui vaadata neid sisevete paate, millised neid siin oli, kui primitiivseid, need olid lameda põhjaga nagu künad ja need kutsutigi künadeks, eks ole, ja millega siis jõgede peal käidi kala püüdmas. Ja kui palju on erinevaid nimesid, neid nimetati küll ruhedeks, ruupideks, künadeks, isegi Vasalemaa jõe peal oli üks eripaaditüüp, Potsik oli selle nimi. Aga see sõna vene on meil ka olnud, vene. On ikka, jah. Aga on nüüd huvitav, ega see venelane ja vene, ega seal midagi vist ei ole? Ei ole. Tähendab, see vene, vaata see oli paadi tüüp, mille järgi on ka vene kirved, eks ole, arheoloogiline leiumaterjal, vene kirved. Nad on paadikujulised sellised kirved. Aga mis selle vene nimetuse, kus see pärit on, ma olen seda kunagi lugenud, Soomest on, eks ole. Aga vana pea ei pea, kuramus, kõik asja on kinni. Veneedi hõimud ja mis siin. Kas ta Soomest võib-olla on tulnud see vene? See on see Soome rahva. Aga kas on? Meile öeldi see Haabia kohta vene siin kanti. Ja no näed, Lõuna-Eestis öeldakse Haabia kohta lootsik, aga see lootsik on läti keelest, läti keeles on lootsiks. Ja, või rotska või midagi taolist. See on läti keelest. Lõuna-Eesti on ju Põhja-Läti. Jah, palju vahet tõesti ei ole, jah. Ma isegi argsin uiast, aga. Põhja-Läti on ju Lõuna-Eesti. No ongi üks ja sama enam. Ja. Ma tahtsin küsida seda, et kas on olemas mingisugust kokkuvõtet või mingisugust või mingeid materjale, kus on ka joonistatud või rääkimata joonistest, siis need Eesti klassikalised paadid lähima viimase, ma ei tea, 150 aasta jooksul. Eesti kohta ei ole, aga tähendab, on olemas üks Rootsi kunstnik, Björn Landström on selle mehe nimi. Tema on kujundanud, joonistanud ühe raamatu Ship, selle laev, rootsi keeles Skeppet. Ja seal on siis erinevatest ajajärkudest, eks ole, kõik paadi või laevatüübid, paate seal ei ole, seal on kõik laevatüübid. Väga hästi, väga asjatundlikult on kõik laevatüübid joonistatud, üksikasjalikult. Vaat see on väärt materjal, aga meil ei ole, tähendab, meil ei ole niisugust asja tehtud ja ega meil see, tuleb tunnistada, see merendus on ikka nii unustatud ja nii maha surutud valdkond.
nii et puudub. Jama ongi selles, et varsti surevad ka need ära, kes oskasid teha ja mäletavad, milline see, seesama see Ruhnu mingisugune ühte sorti paat ja Ruhnu teist sorti paat ja Noarootsist kolmas seal ja siis see. No minu raamatus on need pildid kõik sees olemas, need Ruhnu paadid, see Lodja ja Eistukid ja seal on üsna palju illustratsioone küll. Sul on samas see raamat, sul ei ole. Selle peab hankima, aga seda ikka sul omad need raamatut enam, see on läbi mööda tammu. Ei, need ikka on mõned veel järel. Ma olen vahepeal kaotsin ära, aga seda, et ma käisin möödunud aasta, käisime siit üle lahe ja see on Saaristu muuseum, terve lakk oli vanu paatidega täis. Ja vana Eerikuga käisime seal, Eerik ütles, see on samad tüübid, mis meilgi olid siin, eks ole. See Soome lahe. Siin käis ju palju Soome paadimeistrid ja teistpidi oli samamoodi. Ja seal ma nägin ka sellise, mis olid bambusest tehtud, nagu sa räägid, eks ole. Nagu kolm, ta oli nagu ovaalne nagu. Ja siis ma nägin ka millegi mulle tundus, et kautsukiga oli tead see kaetud, et ta veepidav oli. Aga see, et meil need paate ei ole enam alles, siin on kaks põhjust. Üks asi on jaanituli ja teine veel hullem oli Nõukogude võim. Seal on terve lakk on täis. Piirivalvuritel olid teravad saed ja need. Siin on praegu viimased need, mis need kas või nõukaajal kasutati. Kakuaamid ja Vestapaadid ja igasugused siuksed, need hakkavad ka kaduma juba, varsti pole neid ka ära. Need kaovad ka ära. No tänuväärsed on muidugi Koguva küla mehed, kes on vanad paadid, kes tõstavad kivi aia peale vähemalt, eks ole. Tagurpidi, et seal mingi aja nad veel säilivad. Ja et seal on niisugune lugupidav suhtumine paati. Ma teen ühe ära tagumises toas, see haabi on sealt toodud kivi aia pealt. See just oli nädal pealt. Pranglil ka mingil määral pannakse aia peale. Pranglil on kaks lestapaati. Üks on selle Iivari aia taga ja teine on see Marti taga. Sa mõtled need istukid, eks ole, jah? Ei, ma mõtlen lestapaate. Need, mis Tallinnas tehti. Üks on see vanem tüüp, mis tehti hästi laiast lauast tehti, vaata see vanemad tüüp. Üks on see seal isegi alles. Võib-olla veel on kuskil olemas, see ongi nüüd viimane aeg kiiresti uurida, et kus on olemas veel kas või nende nõukaaegsete paaditehaste ja laevatehaste mingid jooniseid. Või on need täiesti laiali tassaad juba. Mul on need tükid. See nõukaaegsed, siin oligi ju põhimõtteliselt. Ta on ilus ekspositsioon, ta on ilus suu. Kus Viimsis, kus need tehti neid? Neid tehti Kurooside vahelised laevatehases Tallinna Kalasadamas seal. Aga see kõik on juba ammu lükatud siledaks, seal on juba teised peremehed ja need materjalid, need haihtusid niimoodi ära, et ka meremuuseumis ei ole neid materjale. Mul on kaks täävi ja kiil ja laua need šablonid on ka. Sul on lestapüügi, see ongi lestapüügi paat. Lappaja, ma arvan. Ei ole lestapüügi paat, see oli publik ja kõik need asjad. Nad olid teinud sakstele veel neid paatidest oli tehtud ka kajud peale ja need olid lõbusõidu paatideks tehtud keskkomitee meestele ja mul on tunne, et mul on selline variant on olemas. Täna näidata need, meil on siin samas, mul on lakka tõstmata. Lestapüügi paadid oli ka kajud peal ja olid ukse tehtud. Aga nüüd ma ei tea, siin paar aastat tagasi käisin seal Kihnus, seal seda kivilaeva tehakse ikka veel või? Midagi nad teevad, jah. Kui kaugel see on, kas teevad veel või üldse ei tehta enam? Minu meelest hakkasid siin paar aastat tagasi tegema, jah. Kivilaeva. Hakkasid tegema. Ma käisin isegi vaatama. Oota, kas nad ei hakanud mitte mudelit tegema? Ei. Ikka täis pikkus, suurus. Ei, neil ei mingi asi. Tähendab nii, skandinaavlast eesotsas eeskujul võiks olla kujundada maapinnale laev suurtest kividest. Kas sa mõtled seda või? Ei. Selle kivilaev. Selge. Kiviveo, kaljas, kahemastiga rahvakuunele. Seda, et kaugel see ehitus on üldse? Ei tea, ma kuulsin küll, et nad hakkasid seda tegema, eks selle. Kolm aastat tagasi ma käisin vaatamas, siis igatahes küll oli tähtme täis ja neil oli juba seal midagi tehtud. Kivilaeva see hooandjas nad tegid, igatahes neil oli taotlus. Nad said raha täis ka, aga see oli vaata selle nagu, kas ta oli 10 korda väiksem. Et see tehakse alguses, siis hakatakse kivilaeva tegema. Materjali otsisid jah selle ajal. Selle suure kivilaeva. Korraliku laeva ikka pidid. Muhu sellid said oma uisu valmis. Kuidas? Muhu poisid said oma uisu valmis. See pole kellegi uisk.
See on lihtsalt ikka välja mõeldud uisk. See pole mingisugune uisk, selle projekteeris Metsar, laeva või jahikonstruktor, purjesportlane, kes tegi jahi, eks ole, ja nimetavad selle uisuks, eks ole, tere, eks ole. Siis on küll huvitaval poesed rahad. See on täiesti terava vööriga niisugune ilus purjejaht, nii nagu neid Pirita jahisada on täis on, eks ole. Koopia. Nimetati uisuks ja saadi raha peale ja... Uisk oli väga lai, eks ole. Uisk on, tead kus on uisk? Uisk on meremuuseumil Lennusadama ekspositsioonis, see on see Maasilinna laev ja see on tõeline uisk ja tead, kust ma sain selle asja, tähendab, kui me ta üles tõstsime, ära konserveerisime, Lennusadamasse tõime, siis ma murdsin meeletult pead, et kas see on uisk või ei ole, ta peaks nagu valuselt olema uisk, aga kuidas tõestada? Ja õnneks sattus mulle kätte Oskar Looritsa see raamat, eks ole, te teate küll, eks ole, kuidas see nimi on, tähendab Merenduskalandus. Jah, merenduskalandus, jah. Ja sealt ma lugesin ühe salmi, see on Muhumeeste, uisumeeste laul on, eks ole, ongi kirjas uisumeeste laulu nime all. Ja see Maasilinna laev, vaata seal on selline eriline konstruktiivne isärasus, mida ei ole Läänemere laevadel siiamaani mitte ühelgi nähtud, kui ainult see samane Maasilinna laev. Tema laeva põhi on selles mõttes eriline, et kiil ja kaared ei puudu omavahel kokku. Kaared on 20 centimeetrit kõrge kiilust üleval pool ja sinna kaarte ja kiilu vahele on laiadest plankudest kujundatud niisugune renn, see on pilsikaev, eks ole. Ja see tuleb vöörist kuni ahtrini välja terve laeva pikkuselt. Ja me murdsime pead, et kuradi pärast oli neil tarvis teha nii keeruline konstruktsioon ja ma olen sellest Maasilinna laevast teinud välismaal mitmel konverentsil ettekannet ja välismaalased ei usu, eks ole, et niisugune asi ja nad sõitsid omal ajal Orissaare vaatamas, kas tõesti see, mida ma kirjeldasin ja millest ma rääkisin, kas see tõesti vastab tõele. Ja murdsid ka pead, niisamuti nagu selle keraamikagagi. Veelasin visipiil. Ma räägin välja, kohe ma räägin ära. Ja tähendab, ka meie murdsime pead, mis põhjusel tehti niisugune keeruline konstruktsioon. Ja siis, kui ma lugesin seda uisumeeste laulu, see uisumeeste laul kõlab niimoodi, ma ei laula, ma deklameerin. Ilm on paks ja udune, ei uisk lähe täna Muhusse. Tähendab, see uisk oli Virtsus. Laev seisis sildas härjad sees ja kapten praalis kõrtsi ees. Nii, laev seisis sildas härjad sees. Tähendab, see päev ta ei saanud minna, ilm oli udune. Järgmine päev või udu ajus, võib-olla oli tugev vastu tuul, jälle ei saanud minna, eks ole. Ja mis tuli kolmandal päeval ette ka keegi ei tea, aga härjad tahtsid süüa, juua ja tualetis käia ju, eks ole. Piltlikult öeldes. Härjad reostasid ju selle laeva niimoodi ära, et kui nad lõpuks minema said, sõitsid üle väina, sõitsid Kuivastusse. Aga Kuivastus olid juba Kuressaare peened prouad juba, kes tahtsid ju linna tulla. Tähendab, nad tulid ju kohe üle transportida. Tähendab, selleks tuli laev teha puhtaks. Ja selleks, et seda ära reostatud laeva kiiresti ja efektiivselt puhtaks teha, et saaks reisijad peale võtta, tuli teda uhada, korralikult uhada ja pesta seest poolt just, eks ole. Ja selle uhamisega see kogu see, ütleme, sõnnik ja heinad ja pebred ja kõik, kes selle vajusid sinna pilsikaevu ja laeva ahter on natuke sügavamal, see jooksis kõik sinna taha ja sealt oli võimalik teda kergesti välja pumbata, välja tõsta. Tähendab, see pilsikaevu mõte oli see, et see oli multifunktsionaalne laev, ta pidi vedama inimesi, loomi, ehitusmaterjale, kõike, mida vedada oli vaja ja et teda saaks kiiresti ja korralikult puhtaks teha. Tähendab, see oli nüüd uisu omapära, et ta oli multifunktsionaalne, et ta pidi suutma teha kõiki töid
ja selle tõttu ma väidan ja ka teised on saanud aru, et see oli see tüüpiline Väinamere uisk, tänapäeva parvlaeva eellane. Kas neid oli ainult üks või oli rohkem neid ka? No neid oli palju, aga no säilinud on ainult seesamane Maasilinna laev. Uisud olid samad nagu lodjad seal Emajõe peal ja Peipsil. See kivivedu oli ju... Loomavedu oli. No jah, tähendab ühesõnaga tüüpiline transportlaev. Palju otstarbeline. Mida ta Saaremaalt ikka loomad veeti ju mandrile ja... Kive Tallinnasse ja selle ütleme laeva proportsioonid ja mahutavus ja kõik see on omane uisule. Vaat see on nüüd tõesti uisk, aga mitte see Muhumeest jaht. Ja välismaal oldi imestunud, et selline ehitus oli siin Eestis. Väga imestunud olid. Nad ütlesid, et kuidas te seda tegite seda niimoodi, et kiil, et laev ju, kui teda hakatakse ehitama, kõigepealt pannakse maha kiil ja siis ehitatakse laev kiilu peale. Aga teie laev ju kiilu peale ei toetu, eks ole. Teie laeva kiilu ja kaarte vahel on see jõukene renn. Et kuidas te seda saite teha ja miks seda tehti nii keerulisena. Ja siis ma ei osanud seletada. Ma muusimus ei saanud pannud tähele seda üldse. No vot. Kui ei oska vaadata, ega ei näe. See on nii lae all. Jah, ei ta ei ole lae all. Teda lihtsalt nii vähe, et on raske näha midagi. Tähendab, kui sa ei oska vaadata, siis tähendab, inimene tunneb ära see, mida ta... Mis on vana lugu. Jah. Ma näeksin Tõnu laugu juurde, et ma nägin mõõka. Siis oli kogu jutt. Ta küsib mul 1 teraga, 2 teraga, sirge või kõver või mis sul käepind me peale või mitte ühte käes vastust ei olnud. Mitte midagi ei näinud. See on midagi info. Sa näed, see on mida sa tead. Nii et ühesõnaga selle, lepime kokku selle laevade teema, jätame mõneks teiseks korraks, siis kui on ühesõnaga no mul ütleme illustratiivne materjal kaasas, eks ole, tulen ühe kaenlal on üks laev, teise kaenlal on teine paat. Tähendab, no mul on PowerPoint programme mitmesuguseid, eks ole, et seda juttu, mida sa räägid, et sa seda ilmestad, eks ole. Ma mõtlesin, et kas sul on mingi lemmik, mingisugune selline puu, laev või paat, mis sul on nagu läbi aastakümnete nagu. Maasilinna nagu. No tähendab, ühesõnaga see Maasilinna asi, jah, see andis meile tõesti rakendust ja see oli siis, see uudsuse võlu oli eriline, sest et kõik, meil oli siis Meremuuseumis see allveearheoloogia klubi, noored poisid, noored, eks ole, mehed, eks ole, kes olid sukeldamise huvilised, kõik tulid, eks ole, kohale ja me tegime ju iga suvi, tegime ju ekspeditsioone Hiiumaale, Saaremaale ja siis oli see uudsuse võlu ja see merele pääsemise võimalusi üldse, eks ole. Ja need vrakid, mida me otsisime, mida me leidsime ja mille peal sai sukeldatud ja me oleme teinud ju mitu filmi. Tsaari sõjalaev suurest Vene miiniveestjast Jenissei ja siis Inglise sõjalaevast Mörtl sai tehtud tema Majesteedi sõjalaev ja siis me tegime koos Kanada filmistuudioga tegime siis meredokumentaalfilmi tegime siis Rusalka hukkumisest, otsimisest, leidmisest ja uurimisest, eks ole, ja seal siis meie mehed töötasid koos siis Kanada profidega ja ega me nendele alla ei jäänud mitte milleski, nii et nad kasutasid meie filmitud materjale ja sai päris tore film. Aga õnnetuseks tegi see Kanada filmistuudio, see oli National Geographicu tellitud see film ja National Geographicu finantseeritud. See tehti Ameerika maitsel, eks ole, kus see ajalooline taust, see oli teisejärguline, aga see action oli kõige tähtsam, eks ole. Tähendab, tuukri side oli laevaga ja siis oli niimoodi, sul on veel 10 sekundit, siis tuleb surm, eks ole, kui sa kohe välja, ütleme selles laadis, eks ole. Kui sa kohe välja ei tule, siis 10 sekundi pärast oled surnud ja tead, niisuguses, no Ameerika. No pane, nad teavad, kuidas esitada. Ameerika maitsele, jah. See
merekultuuri aastale pakkusite selle raamatuprojekti välja, kuidas need tüdrukud reageerisid? Kas see läks eelarvesse? Tead, ei läinud eelarvesse. Ma ei tea, kas mul on seda siin õige koht üldse rääkida. Üks küsimus. Jah. Kas sa ei ole mõelnud, meil on selline huvitav asi nagu see hooandja, et sealt on nii mitmedki projektid saanud rahastust. Kas selle peale ei ole mõelnud? Tead, läbi nagu osade kaupa, mitte täiesti. Jah, ei, ma olen sellest hooandjast natuke kuulnud, aga ma ei ole sellesse süvenenud ja ma ei ole seda asja. Meremuuseum võtsi üle alt ära ikka. Aastast tuleb film nüüd. Aastas sai 28 000, sai mingi 320 või selle ringis on, et. No me ei jää finantseerimisega praegu selles faasis meie hätta, kuna see mõte sai Eesti Merendusnõukojas välja käidud, aga Eesti Merendusnõukojas istuvad koos no ütleme merenduskorüfeed, eks ole, seal Toivo Ninnased ja niisugused mehed, eks ole, ja Tallinna Sadama juhtfiguurid, kes veel vabaduses on, eks ole, ja tähendab, ja no niisugused. Kõik vabaduses. Nüüd on kõik, jah, jala. Kes on ainult Võruga ja kes on Ilva. Ja. Aga tead nii, et neile sai see asi ette kantud ja seal ümber laua istub siis, eks ole, üks 15-20, eks ole, niisugust mõjukat meest, kelle käeulatuses on siis teatud hoovad ja teatud kraanid, eks ole, mida kinni lahti ja admiral Kõuts pani siis hääletusel. No seal oli diskussioon, kas meil on ikka seda vaja teha ja kas selle asja järgi on vajadust ja kas on lugejaid ja nii ja naa ja. Läti raamatut oled näinud ka või? Läti seda mereleksikoni või? On midagi meelnud sellist on teinud või? No leksikon on mul olemas. Nendel on nagu teistmoodi üles ehitatud, aga see peaks tulema nüüd ühesõnaga ikkagi juturaamat, ütleme populaarteaduslikus stiilis juturaamat, mis on huvitav lugeda nii meremeestele kui ka noortele, eks ole, ja aga analoogia on soomlastel või? Neid on erinevatel rahvastel, on küll analoogiad olemas ja neid on erinevad, aga me peame tegema seda nii ja siis pärast siis admiral Kõuts pani siis hääletusele, eks ole, kas teeme või ei tee. Ja see merendusnõukoda ühehäälselt tõstsid käed, seda on vaja teha. Aga siis finantseerimise küsimusega, kui selleni jõuti, siis Toivo Ninnas, ta on, ütleme, kõige varakam ja kõige sõnakam mees, ütles niimoodi, et selle raamatu jaoks me leiame selle raha ja see ei ole maha visatud raha. Vaat, kuidas ütles. Nii et. See on lootust vähemalt. Nii et nad toetavad küll, jah. See merekultuuri aasta nagu raha teha. Aga kas see Mare on nüüd nagu lõplikult otsustatud Meremuuseumi poolt, et aitab teil küll või? Ei ole lõplikult otsustatud ja siin on jälle. Midagi 30 000 on vaja. Siin on, no vähem üldiselt, see oli nüüd maksimaalne hinnang. Aga see asi leidis nüüd ootamatu ja kiire lahenduse. Jälle niisugune teema, mida. Meie see maha. Ei. Pole nagu lahtiste kaartidega võib-olla kõige targem rääkida. Ühesõnaga ajakirjandus sai asjale pihta, ajakirjandus sekkus ja Meremuuseumi direktori kõht läks lahti. Viirus käib ringi. Viirus käib ringi. Sellest juttu oli seal Tiidu, kes ma soovitasin talle seda. Ühesõnaga, võiks kaasata ajakirjandust. Ta on sellel aastal tagasi eelarves, siis Maarel. Ta ei ole eelarves, aga ega siis raha ei ole maailmas otsa lõppenud. Ta on kuskil teise arve peal, kust on võimalik kasutada. Nii et ühesõnaga anti korraldus kiiresti panna remont käima ja kiiresti kohe remont lõpetada ja laev vette ja et saaks. Kuidas teie reageeriks sellele on, et Kruusester ära anti?
tähendab, see oli väljapääsmatu. Veega on soomlane, see vajab nii palju, ütleme, tööd ja praktilisi oskusi. Tänapäeva noored mehed, kui on midagi viga, siis helistatakse firmasse ja firmast öeldakse, me saadame kohe, homme on teil uued pulgad kohal ja töömees tuleb, paneb paika, eks ole. Tänapäeval ei pane keegi noortest meestest isegi kätt külge, eks ole. Sa ei tohigi teha. No jah. Meil on enda ametilaevaga, me ei tohi teha paljust asju. Spetsialist tuleb. Spetsialist teeb selle asja ära, mida sa ise 10 minutiga teed. Ja. See on juba niisugune hull lugu jah, et ühesõnaga. Mees keeras 2 kõvi lahti ja meil läks mootor, eks ju. Et tahtis ise remontida ja teistpidi. Nii et nii palju siis paatidest laevadest, aitäh kuulimast ja ta lubas tulla 2 paadiga, kuulsite jah? Kuule, aga meil on võimalus siin paar tükki välja tõmmata.